Jo Tiit, mis teed? Traktorit parandan. Mis traktorit? Mul on tegelikult praegu jube kiire, aga lähen vette, ma näitan. By the way, ma olen Andres ja see on minu loodud elektriline veetiivaga surfilaud. Mis see siis tähendab, on see, et see elektrimootor pluss veetiib tekitavad väga ägeda sellise füüsikalise nähtuse, kus su energiakulu langeb kuskil 4 korda, ehk siis umbes niimoodi 80% energia tarbest kaob ära, kui sa tõused siis selle tiivaga vee kohale lendu. Rayfoilide periliseks siis see, et me oleme selle disaininud niimoodi, et laua sees ei olegi akusid, nii nagu tavaliselt teistes samasugustes tootetes on, vaid et meie akud on kõik siis selle pika kiilu sees, mis tähendab, et sul on madalam raskuskese, toode on palju lihtsam, seal ei ole enam pistikuid selle kiilu ja laua vahel. Et siin Rayfoilil on kõik oskused läinud ära, et mu sõbrad tulid appi, sõprade sõbrad, et ma arvan, et siin on päris mitukümmend tudengit inseneri aidanud kaasa, kes elektroonikaga, kes mehaanikaga, kes hüdrodünaamikaga, kes on füüsikud, igasuguseid oskusi, majandust, juurat, kõik on vaja läinud. Et me alustasime TalTechi Tartu kolledžist, küberfüüsika tudengid, siis tulin Tallinnasse oma siis selle eluga, kui juba asi läks tõsisemaks. Robotiklubist tulid kohe tootearendusinsenerid peale. Maaülikoolist on tudengeid olnud, et igalt poolt tegelikult Tartu Ülikoolist, et nii laialdased teadmised. Ajujahis käisime, siis jällegi oli ärindust vaja, meil olid EBS-ist, üks mu sõber tuli appi ja väga põnev. Ajujaht oli hästi põnev kogemus. Meie oleme Rayfoil ja me ehitame maailma kõige ägedamat e-foili. Järjest saime edasi, algul saime top 40-sse, siis visati pooled välja, saime top 20-sse, visati jälle välja, saime top 9-sse. Ja see oli juba nii põnev seal, et täiesti nagu päris äridega oli seal juba konkureerimine, et kui muidu seal alguses on seal sellised ideed, siis lõppu jäidki ikkagi päris ärid, kellel oli päris toode, päris revenue taga. Ja meil ka ikkagi, ma olen tänu Ajujahile tuli päris palju kliente, et nii rendipunkti kui inimesed ostsid neid, et see kajastus võttis päris palju kaasa ja lõpuks me jäimegi top 9-sse, et me enam top 3 enam ei saanud. Idee sai alguse veel mu ülikooli õpingute ajal, kui ma ehitasin Solaride'i päikeseautot. Et kogu aeg jäi see tunne, et tahaks ise midagi luua, ise mingit toodet luua. Et ma nägin, et see päikeseauto on päris suur asi, et seda ikkagi ei tee niimoodi tooteks, et see on liiga keeruline, et see asi peab olema piisavalt väike, lihtne, soodne, lõbus. Ja kui ma nägin, et maailmas juba on sellised hüdrofoil surfilauad, siis ma mõtlesingi, et et ma teen ühe lihtsalt endale ja see üks sai valmis. Siis mõtlesin, et okei, aga teeks siis juba nagu veel, et inimesed hakkasid küsima, et tahavad sõita ja siis nüüd me oleme teinud neid juba päris mitukümmend tükki. Ma arvan, insenerina ongi see hästi äge hetk tekib, kui sa saad aru, et sa pead disainima asja ainult ühe korra ja saad seda müüa ükskõik palju kordi sa tahad. Et see on päris äge, et sa saad nüüd skaleerida oma loovust. Et selline leiutari teekond sai alguse päris noorest ajast. Mäletan, et mul oli üks pikk rula, longboard, auto aku ja panin sinna taha ventilaatori ja proovisin sellega sõita. See oli suht aeglane. Läks aeg edasi, tuli natuke oskusi juurde, siis tegin juba elektrilise jalgratta ja oli üks, mingid robotteksid, käisime võistlemas, Cleveron challenge'id, Negavati konkurssid, et hästi äge ongi, et sul on mingi konkurss, mingi challenge ja siis pead selle ära lahendama ja tegema mingi toote. Koolil on päris oluline roll, et mäletangi, et kui me hakkasime seda esimest protot tegema, siis kool andis meil lausa ligipääsu, et me saaks öösel käia laborites, printida kooli printeritega, kooli filamendiga. Et see on nii oluline, et algul, kui sa midagi teed, sul tegelikult keegi ei usu sinusse, mida sa teed, on ju. Et sul on väga kallis õppeprotsess, sul ei ole ruume, sul ei ole ju printereid, sul ei ole ligipääse kuskile ja tänu koolile tegelikult on nii äge, et sul ongi kursakaaslased, su sõbrad, tulete koos, öösel teete ja õppejõududele väga meeldis see, et me neid ruume kasutasime, printeritele tööd andsime, et milleks need seadmed on, kui neid keegi ei kasuta. Minu jaoks sellised eeskujud ongi võib-olla suured loojad, Steve Jobs ja võib-olla natuke kurikuulus
Elon Musk, et väga põnevad inimesed ja kui palju nad on näinud vaeva, higi, verid ja pisaraid, et luua need tooted siia turule ja et tavainimese jaoks võib-olla nad mõtlevadki, et see on lihtne ja tegelikult väga raske on teha maailma parimat asja. Ja need inimesed on suutnud seda teha. Ma arvan, kõige põnevam asi, mida saate teha, ongi, et võtke oma seltskond kokku, tehke ajurünnak ja mõelge välja mingi äge toode ja hakake tegema seda, et tegelikult on nii ägedad ettevõtted isegi Eestis olemas, kes toodavad, minge külla, rääkige oma ideed ja hakake koos tegema, et kogu maailm on valla ja tegelikult suhteliselt tehtav on.